Meelis, sa pidasid just kõne 160 jahilaskurile ja toonitasid oma kõnes, et kõik ei saa olla võitjad, aga kõik saavad ennast pidevalt arendada, et saada veel paremaks. Kas see kehtib ka jahimeeste jaoks? Absoluutselt, see kehtib tegelikult nii jahimeeste jaoks, sõjameeste jaoks ja nagu ma olen ka öelnud, et ega iga hea laskur ei ole hea jahimees ja iga jahimees ei ole hea laskur. Aga tegelikult püüdlema me peame, sest et need oskused, see täpsus, see nõuab distsipliini, see nõuab visaldust, sitkust. Ja me teeme seda ju kõik selleks, et meie oskused annaksid meile võimaluse ellu viia eetilist jahti. Sa oled jahimees? Olen. Kui tihti sina tiiru jõuad? Hästi harva paraku, aga mitte selle tõttu, et mul ei ole tahet, vaid selle tõttu, et mul ei ole aeg. Tõsi, küll see aeg tuleb, see on nüüd päris lähedal. Aga mida sa jahimeestele soovitad, kes käivad samamoodi harva lasketiirus, aga mitte aja puudumise tõttu, vaid lihtsalt võib-olla ei viitsi, või ei taha, või ei oska, ei julge? Seda ma soovingi, et võtke ennast kokku, tulge, harjutage, praktiseerige. Ja kui ma käisin jahimeeste kursusel, mulle meeldis üks asi, kui ei ole endas kindel, ära vajuta päästik. Aga et olla jahimees ja vajutada päästikule, siis see eeldab ikkagi väga tõsiselt võetavat praktiseerimist. Õppida, leida, areneda ja arendada ka rahvusvahelisi suhteid, sest ega meil on ju võimalus ka teistelt praegu vaadata, nendelt malli võtta ja anda ka ise eeskuju. Ja üks võimalus loomulikult, mida kõige parematelt on tulla siia jahilaskmise võistlusele, mida me siis Eesti Jahimeeste Seltsiga koostöös, abiga, toetusega korraldame. Männiku jahilasketiirus 28–30 juuni, Euroopa meistrivõistlused, kombineeritud jahi praktilises laskmises.